Tere päevast! Oleme nüüd tagasi MTÜ SafeLab ja järjekordne podcast. Ja podcasti teema on meil täna räägime noortest, räägime digiohtudest, nii nagu tegime ka vanasti ja varem. Ja tänane külaline on järjekordne külaline meil Anneliisa Kreitsmann. Kõik te mäletate teda. Ta on meil juba eelmistel podcastidel ka osa võtnud ja oleme temaga arutanud väga põnevat teemat. Ja kuidas, tere Anneliisa, kuidas sul vahepeal läinud on? Tervist, Igor, et tänan jälle kutsumast podcasti tegema. Pühad möödusid üsna koduselt, et ma täitsa olingi kodus, puhkasin ja nüüd olen siis valmis uuesti töösse sukelduma. Et pöördumisi on inimestelt juba väga palju. Väga mitmed pöördumised puudutavad ikkagi just noorte käitumist internetis. Et täna kindlasti saame nendel teemadel ka rääkida. Jah, et nii nagu juba mainisin ja nagu sa juba ütlesid, et tänane teema on meil selline väga, samas ta on nii kitsas kui ka lai, et ütleme nii, et noored, et mis tähendab noored, lapsed. Ja et me üritame nüüd kitsendada seda teemat selliselt, et räägime interneti ohtudest ja mis varitsevad internetis just noortele, mõjutamisest, et võimalik mõjutamisest internetist, ehk siis kuidas neid noori mõjutakse, kes neid mõjutab, kuidas mõjutab ja siis võimalikud tagajärjed. Ja siis esimene kohe selline küsimus, millised on need peamised ohud, millega lapsed internetis kokku puutuvad, et jällegi politsei vaates? Ohtusid muidugi on palju, et kindlasti mängudes erinevad ohud, näiteks erinevad pedofiilid, netipedofiilid siis, pettused, mille ohvriks võivad lapsed siis langeda läbi siis vanemate krediitkaartide, mis on siis mängukeskkondadega seotud. Näiteks ka küberkiusamine, et ja see üldiselt ei toimu mitte ainult mänguplatvormidel, vaid ka mujal internetis. Samamoodi häkkimine, noored ise võivad häkkida oma eakaaslaste kontodesse või võivad siis sattuda küberkurjategijate ohvriks siis, kes siis pääsevad nende kontodele ligi ja kaaperdavad need ära. Grooming, et sellest me natukene räägime ka veel täna lähemalt, et mis see täpsemalt siis on. Ja igasugune selline maine kahjustamine, millega küll otseselt võib-olla politsei selliselt ei tegele, ehk siis, et ei ole nagu menetluspädevust meil, aga ikkagi on noored ka seotud selle teemaga ja näiteks mis loomulikult alati puudutab ja mis on seotud sellise küberkiusamisega ja teinekord ka maine kahjustamisega, ongi siis selline loata pildistamine, videode tegemine ja nende jagamine sotsiaalmeedias. Et see on üks selline päris suur murekoht ka koolidel tihtipeale. Ja ka see, et lapsed ise selles mõttes usaldavad täiskasvanuid ja võõraid või ka oma eakaaslasi siis niivõrd, et jagavadki endast siis intiimset materjali või väga delikaatset infot, isikuandmeid, et ka seeläbi siis võivad sattuda mingisuguse kuriteo ohvriks siis. Enne kui me edasi lähme, et äkki me lepime sinuga kokku ja me oleme juba seda arutanud ka
äh, töö ajal ka, et kuna vaata internetis ja üleüldse Youtube platvorm eriti ei, ei meeldi sõna P ja fiil lõpus, ehk siis ärme võib-olla üritame mitte kasutada, et seda sõna otseselt, sest kuna need arengumootorid, nad pärast ei soosi seda sõna eriti, ja, ja, et üritame seda nii nagu internetimaailmas asendada ja räägime siis nende, nende kohta PDF faili, nimetame neid PDF failideks. PDF-failideks jah, just PDF nagu noored failideks seda teevad, eks, ega mitte ainult väga noored, tihti. vaid ka internetimaailmas blogerid Mhm. ja kõik, kes Just. räägivad nendel teemadel, nad üritavad seda sõna kasutada ja erinevates keeltes. Et Mhm. ja ka eesti keeles ma olen ka kuulnud, et PDF fail ja kasutuses ja et võime seda lihtsalt asendada selle sõnaga, üritame vähemalt. Et Üritame, jah. jah, sest me tööalaselt Kui kasutame seda väga tihti kahjuks, aga et siin interneti avatuse üritame ikkagi ka asendada jah, just just. jah, et Eks see on nii sees, et igapäevaselt, noh, räägime ikkagi tööalaselt ju asjadest nii, nagu need on. nii nagu nad on, nii nagu nad on Just, seaduses kirjas, aga jah. vot just internet millegipärast internetis jah, millegipärast sellised videod, kas pannakse 18+ või siis ei lükka siis teistele vaatajatele, vaata noh, ei soovita just, kui sellised sõnad on sees. Jaa, no täpselt nagu meil endalgi on ju olnud neid olukordi küll, kus me oleme teinud näiteks kelmustest hoiatava postituse Facebooki ja Meta on siis ära blokeerinud selle postituse, ehk siis, et on võtnud siis maha ja isegi oleme ju saanud teinekord mingisuguseid piiranguid mõneks ajaks seetõttu enda kontodele, et ei ole need veebipolitseinikud ka, ütleme, et teistmoodi tavainimestest, kes siis kontot sotsiaalmeedias omavad. jah, täpselt. Aga tagasi teema juurde ja ma küsin kohe sellist küsimust, et enne kui me süvitsi läheme nüüd konkreetsemate küsimuste juurde, mul on selline küsimus, et sinu arvates, kas miks see teema ehk siis noorte turvalisus internetis on nii aktuaalseks muutunud, et kas on rohkem neid juhtumeid on ette tulnud või siis tõesti on kuritegevus internetis on nii levimas praegu, et ehk siis kasvanud või siis rohkem näiteks mitte noored, vaid võib-olla nende vanemad rohkem tähelepanu hakkasid pöörduma oma lastele ja siis rohkem nendega suhtlema, rohkem huvi tundma nende elu vastu internetis just. Ja siis sellepärast on see aktuaalseks muutunud. Mis sinu nagu tunde järgi on? No minu tunnetus on ühelt poolt kindlasti see, et loomulikult kuritegevus internetis ongi suurenenud, aga see on ju suurenenud ka suuresti seetõttu, et on kasutajaid rohkem veebiavarustes. Ehk siis, et seal, kus on rohkem ohvreid, on ka kurjategijaid alati. Aga teisest küljest kindlasti laste enda teadlikkus on väga palju tõusnud, teadlikkus erinevatest ohtudest, teadlikkus ja oskus tegelikult ka ise mure korral pöörduda kas politsei poole või lasteabisse ja samamoodi vanematel ja koolidel, et tänu nendele me ikkagi oleme saanud ka teadlikuks väga paljudest teemadest internetis, milleni meie silm ja käed võib-olla ise nii kiirelt ei oleks ulatunud, ehk siis, et ka tegelikult vanemate teadlikkuse tõus ja just see, et on lastega selline usalduslik suhe, räägitakse asjadest, lapsed julgevad oma probleeme jagada, et ka see on kindlasti üks suurtest põhjustest. Mhm. Ja, jah, täitsa nõus, et teadlikkus on
ka meie poolt on tõstetud ja ka, et teised asutused samamoodi püüavad ja ehk siis politsei püüab esireal, aga ka teised asutused, ma olen ise märganud ka tõesti, et on rohkem infot ja internetis ja see on väga positiivne, aga lähme meie sellise sisulise arutelu juurde ja küsimus on siis järgmine, et kuidas siis värbamisprotsess välja näeb, et kui me räägime lastest, kui me räägime alaealistest noortest, kuidas see värbamisprotsess välja näeb ja mis see eesmärk on, kes on värbaja, kuidas see toimub ja kus toimub ja et äkki kirjeldaks selle protsessi, et millest see alguse võtab, et ehk siis see protsess, et äkki saad kirjeldada natuke? Üldiselt on ju ikkagi see, et seal, kus on lapsed, seal on alati ka täiskasvanud. Värbajateks ikkagi üldiselt on siis täiskasvanud, kes otsivad siis lapsega kontakti. Nad Ja võivad ja mis eesmärkidel ka samuti? et nad võivad ju olla tegelikult selles mõttes ise siis küll täisealised kui ka tegelikult võib-olla nooremad isegi, alaealised, aga sellised 16 pluss, 14 pluss, keda on juba ise värvatud kuhugi ja neid nüüd kasutatakse siis ära edasiste ohvrite värbamisel. Kohti on väga erinevaid, sotsiaalmeediaplatvormid, erinevad äpid, näiteks nagu WhatsApp, Viber, Telegram, mängukeskkonnad, et kui me räägime üldse näiteks radikaliseerumisest, siis suuresti tegelikult toimubki siis kontakteerumine nendel mängukeskkondadel. Seal siis proovitakse siis privaatselt lastega suhelda, tekitada neis mingisugune huvi mingisuguse teema vastu, rääkida ka võib-olla hüvedest, mida nad saavad mingisuguse tegevuse eest või näiteks teiste värbamise eest, või siis üldsegi rahalisest kasust. Või teinekord ka hüveks võib olla see, et kingitakse sellele noorele uus telefon kurjategija poolt või midagi muud sarnast. Ja selles mõttes jah, püütakse võita tema usaldus ja kui see usaldus on võidetud, siis püütakse siis hoida võimalikult kaua selle konksu otsas noort, et ta jumala eest siis ei lahkuks ja ei teavitaks kedagi, mis on siis juhtunud. Et me praegu arutame seda värbamist sellise nurga alt, kus nagu värvatakse noort just selle eesmärgiga, et ta paneks toime edasi kuritegusid ehk siis või siis väärtegusid või siis midagi ebaseaduslikku. Just. Ehk siis, et kus nagu kaasatakse ja meelitatakse ja neid variante on erinevaid, nagu ma aru saan. Ehk siis platvorme ja erinevaid mõjutusvahendeid ja tehnikaid ja taktikaid on erinevaid. Täpselt. Ja siis meelitatakse neid just selle eesmärgiga, et edasi kuidagi neid ära kasutada ja siis seeläbi jällegi mõjutama neid, jällegi ähvardama ja siis korduvalt jällegi nendega manipuleerimise eesmärgil ja siis edasi ära kasutada neid kuidagi. Jah, et ega kui nähakse, et see noor on nii-öelda nagu käest libisemas, siis ikkagi lähevad käiku ka igasugused ähvardused, selline survestamine, hirmutamine, et siis enam selles mõttes heaga ja sellist
ütleme, et sõpra või tugiisikut mängides ei õnnestu hoida siis, et need on ikkagi need juhud. Aga kui see on juba toimunud, et jällegi arutame sellist varianti, et kui see on juba toimunud, et millised siis need ohumärgid või siis millised sellised käitumise mustrid või kuidas see avaldub, et kuidas seda saaks märgata, et ja et teiste poolt ehk siis sõprade poolt, vanemate poolt, õpetajate poolt, et kuidas seda märgata, et äkki saaks seda natuke kirjeldada, et No seal milles see avaldub? Jaa, seal võibki olla erinevaid avaldumisvorme, et ühed on siis sellised, mida on ikkagi silmaga väga hästi näha, ehk siis, et kui ongi üks hetk noore riietusstiil näiteks muutub, on mingisugused pusad, pluusid, mingisugused koolikotid, kus on küljes kas mingisugused embleemid, mille tähendust ei võib-olla tavainimene täiskasvanuna ka ei tea. Või näiteks teab, et see on isegi võib-olla keelatud sümboolika, on ju. Või sellised maskid, mida kantakse, et noh, kui ikkagi välimuses konkreetselt midagi selliselt totaalselt muutub, et sa saad sellest aru, et noh, et see noor nüüd kas kuulub kuhugi gruppi või ta on valinud nagu justkui mingisuguse stiili või suuna, et siis see on kindlasti koht, kus tuleks oma tähelepanu pöörata ja noorega kindlasti vestelda sel teemal. Võib ka olla see, et ongi ühel hetkel tuuakse näiteks laps kooli mingisuguse sportautoga, mingisuguse uue autoga, et kui seda näiteks õpetajad panevad tähele, et tavaliselt võib-olla see noor käis bussiga koos oma sõpradega, äkki keegi toob ta kooli ette, sellised olukorrad või siis ongi noorel kas mingisugune kõige uuem, ma ei tea, iPhone, mingisugused uued nutiseadmed, et kui on nagu varasemalt täheldatud, et tegelikult perekonnal selliseid võimalusi justkui ei ole, et on selline üsna tavapärasel majanduslikul järjel pere, et siis see võib olla, mis võib panna nagu nii-öelda mõtlema, et midagi on nagu hoopis teisiti ja muutunud. Ja loomulikult noore enda käitumine, et kui see ikkagi kardinaalselt üks hetk muutub, et kas ta muutub hästi kinniseks, kuigi ennem oli võib-olla selline vabasuhtleja või just vastupidi, või on tunda, et ta ärritub kuidagi kergesti koolis mingite suhtlusolukordade peale. Igasugune selline nagu käitumise muutus ka. Ja ka näiteks teinekord need olukorrad võivad viia selleni, et sellel noorel tekivadki unehäired või söömishäired, et ka selliseid tähelepanekuid saab vanem kodus ikkagi märgata. Jah. Aga kui räägime, sa juba kirjeldasid seda, et kuidas saab ära tunda, näha, märgata, aga mida teha, et on näiteks vanem ehk siis lapsevanem, et märganud, ehk siis päris tihti on, et eriti tänapäeva noored, et kus muutub äkiliselt riietus või siis juuste värv või midagi sellist ja siis kas see kohe tähendabki seda, et midagi on siis hullu juhtunud või midagi sellist, et kas tasub alati kohe kuskile pöörduda või siis alarmi lüüa, et kas on midagi juhtunud või siis peabki natuke jälgima, et vaatama, et ehk siis ja see on lihtsalt selline arutelu küsimus ja teine on see, et kuhu pöörduda, kui tõesti on juba mitu näiteks mingisugust juba sinu kirjeldatud jällegi
märke ette tulnud, et kuhu siis pöörduda, mida teha, kuhu helistada, kuhu joosta, et kellele teatada? No esmalt peab ikkagi lapsevanem endale meelde tuletama, et tema on ju lapsevanem, tema vastutab selle lapse eest. Niikaua, kui see laps saab siis täisealiseks, ehk siis, et kui lapsega on usalduslik suhe, siis ongi mõistlik mingil rahulikul hetkel maha istuda ja lapsega rääkida avatult. Muidugi siinkohal üsna tõenäoline on see, et kui tõesti laps on sattunud kuhugi gruppi, kuritegelikku ühendusse või kuhugi teda värvatud, siis suure tõenäosusega seal kodus lapsevanemaga usalduslikku suhet ka ei ole olnud. Sest et vastasel juhul laps ei hakkaks otsima seda tähelepanu kusagilt mujalt. On loomulikult erandjuhtumeid, aga suures plaanis siiski on nii. Aga ikkagi, et kuigi öeldakse, et see lapsega see usaldusliku suhte loomine saab alguse juba sellest, kui laps sünnib, see turvalise keskkonna ja ruumi loomine ja kõik see omavaheline suhtlus, siis mitte kunagi ei ole hilja. Et oluline on see, et kui sa midagi märkad, et sa ei lenda sellele lapsele nüüd peale, ei hakka teda nii-öelda üle kuulama või küsitlema, ei tekita temas hirmu, ehk siis ei lükka teda oma küsimustega lukku, vaid vastupidi, siis ilmselt tuleb võtta korraks endal see nagu mõtlemise, rahunemise aeg. Olenevalt siis, millised need märgid on. Ja siis proovida lapsega suhelda. Kui seda suhtlust tõesti ei ole või ongi näha, et laps kipub minema kinni suhtluse tagajärjel, teil tekib omavahel konflikt, siis tulebki võtta ühendust kas siis veebipolitseinikuga, nõu pidada, et mida edasi teha, mida on lapsevanem siis saanud ise välja selgitada. Kui me räägime ikkagi siin alaealisest lapsest, siis igasugused nutiseadmed võimalusel tulebki võtta selles mõttes enda kätte mingil hetkel ja vaadata, mis on seal toimunud. Kui on tegemist selles mõttes ikkagi juba puberteedieas lapsega, teismelisega, siis igasugune teie omavaheline usaldus ja side kaob suure tõenäosusega sellise käitumise tagajärjel loomulikult ära. Ehk siis tuleks seda teha ikkagi selliselt, et see teismeline seda justkui nagu teada ei saa. Et on olnud mul siin neid näiteid, kus siis lapsevanem on avastanud, et alaealine suhtleb siis täisealise meesterahvaga ja tegemist on siis just nimelt selle PDF-fail sarnase olukorraga. Et siis on väga, väga oluline tegelikult kaalutleda, et kuidas sa sellesse olukorda sekkud, et kas sa alustad sellest, et sa räägid lapsega või sa tegelikult püüad jälgida mingisugust suhtlust vanemlike siis rakenduste kaudu või seadmest vaatad ajalugu, püüad välja selgitada, kas sul siis kahtlused osutuvad tõeks ja alles seejärel siis võib-olla siis annad selle info edasi. Ja teinekord ongi see, kus sa ei tea, et kust poolt läheneda, siis tulebki nõu pidada, et selleks ongi tegelikult olemas veebipolitseinik või on selleks näiteks ka laste heaoluspetsialist, vana nimetusega siis lastekaitse, et inimesed või kui me räägime üldse lastevanematest, siis et see arvamus, et lastekaitse on miski või keegi, kes sekkub ainult väga äärmuslikel juhtudel ja võtab siis, ma ei tea, lapse käest ära või kohtu kaudu. Jah, et see on väga iganenud tegelikult arusaam ja hirm inimestel, et lastekaitse eesmärk tegelikult on ka nõustada vanemaid igasuguste erinevate probleemide puhul, mis lapsega võivad aset leida. Või kui me näiteks räägime ka sellisest
PDF-fail sarnasest teemast, siis on näiteks Lastemaja see koht, et mille siis spetsialistidega tasub alati ka sellistel juhtumitel nõu pidada. Et tegelikult tulebki sinna Lastemajja alati lapsevanema poolt pöörduda, kui on laps siis endast kas intiimset materjali saatnud, kas siis täiskasvanule või oma eakaaslasele, kas või oma, ma ei tea, boyfriendile, girlfriendile, et ka sellisel juhul tuleb ikkagi natukene vaadata ja mõelda, et kas see on vanusele sobilik käitumine, eakohane käitumine või mitte, et Lastemaja veebilehel on isegi tegelikult olemas sellised nagu näited, et kui nüüd selles vanuses laps käitub selliselt seksuaalsetel teemadel, et kas see on siis eakohane käitumine või ei ole. Kas tuleks kohe reageerida, kas see olukord on punases või on see seal kuskil keskel või on rohelises, ehk siis ongi täiesti okei käitumine. Et selline tabel on isegi täiesti olemas, et ka selline võib-olla hea info, mida võib-olla lapsevanemad ei tea. Ehk siis jah, täiesti tegelikult oleneb olukorrast ja väga palju peab siin mõtlema just nimelt sellele, et sa ei hirmutaks seda last ära oma lähenemisega, et sa ei lükkaks teda lukku ja kui ei ole tõesti seda omavahelist usalduslikku suhtlust, siis tulebki jätta see spetsialistide hooleks, et siis ei tasugi võib-olla torkida, võtadki ühendust spetsialistiga, räägid oma kahtlustest ja saab spetsialist ise siis lapsega kontakteeruda. Jah. Aga niimoodi sujuvalt sa juba läksidki meie järgmise teema juurde. Ehk siis seksualiseeritud mõjutamine internetis ja siis jällegi needsamad PDF-failid ja siis grooming, seda, millest sa hakkasid kohe alguses rääkima, sextortion, grooming ja kuidas nendel teemadel on siis peab reageerima, kuidas selle olukorraga üldse hakkama saada, et kui sellised kahtlused või sellised olukorrad võivad tekkida internetis lastega ja noortega ja siis küsimus ongi selles, et kuidas lapsi õpetada ära andma selliseid kontakte, kes on võib-olla tahavadki liiga sõbralik olla ja siis tegelikult täiskasvanud, kes otsivad kontakti, ehk siis äkki räägime sellest natuke. Jaa, et see on ju väga tavapärane, et mängukeskkondades seoses erinevate mängudega ikka lapsed suhtlevad teiste mänguritega, aga see ongi nüüd see koht, kus tasub lastele öelda ja selgitada, et tegelikult on seal ka väga palju just siis täisealisi, kes huvituvad lastest ja soovivad nendega siis suhelda ja ka sellistel teemadel, mis ei ole okei. Soovivad saada sellist materjali, kus siis laps on kuidagi siis paljastatud või kuidagi intiimset materjali siis. Et oluline on jah selgitada lastele just nimelt seda, et kui sa mängukeskkonnas näiteks räägid mänguga seotud asju või midagi sellist, mis ei ole, kus sa ei avalda siis enda kohta või oma pere kohta infot ja isiklikke andmeid ja sellist midagi tundlikku, siis see on väga okei. Aga kui juba keegi üritab ikkagi sinult küsida, et kus sa ikka elad ja kus sa õpid ja kus koolis sa käid, kui vana sa oled ja selliseid küsimusi. Ja hakkab ka seal selles mõttes rääkima üldse täiskasvanutele mõeldud teemadel, püüdma siis mingisugust materjali saada, intiimset materjali siis või saadabki endast juba intiimset materjali, et siis see on nüüd kindlasti see koht, kus siis tuleb sellest
kindlasti vanemale rääkida ja vanem peab sellest kindlasti ka politseid siis teavitama. Et me oleme, politsei on selles mõttes jõudnud ikkagi erinevate kurjategijateni täiesti tänu sellistele vihjetele, kus võib-olla isegi otseselt ei ole võib-olla konkreetselt selle lapse osas midagi toimunud, aga avastatakse sealt midagi muud. Ehk siis, et kui me räägime sellistest kurjategijatest, kes siis internetis toimetavad ja laste vastu huvi tunnevad, siis loomulikult tuleb, ei ole tavaliselt ohvrid üks, vaid neid ohvreid on ikkagi mitmeid. Et enamikel juhtudel ikkagi hilisemates menetlustes ka leitakse hulgaliselt materjali selliste kurjategijate seadmetest. Et see on küll jah. Et kindlasti tuleb teada anda, et ma mäletan, kui ma ise olin ka laps, selles mõttes ikkagi selline enne siis teismelise iga, siis oli hästi tavapärane see, et olid sellised suhtlusplatvormid nagu Rate.ee või Orkut ja seal just nimelt Rate'is oli siis see, kus välismaalased siis saatsid endast igasuguseid pilte ja algusaastatel Messengeris saadeti ja samamoodi kirjutati alaealistele. Et tol ajal ei pööratud üldse sellele tegelikult väga tähelepanu, et ei teadnud vanemad, et see ei ole või ei mõelnud selliselt, et see ei ole okei tegevus ja sellest tuleks kindlasti politseid teavitada ja ei olnud ka tegelikult lapsed väga teadlikud, et mida nad siis nagu sellise infoga tegema peaksid, et täna on tegelikult nii lapsed kui vanemad palju teadlikumad juba nendel teemadel ja ikkagi kipuvad teavitama ja see on tõesti väga hea, et märgatakse, mida lapsed teevad ja antakse sellest ka teada. Ja kindlasti, kui me räägime jällegi sellest sel teemal, kui näiteks lapsevanemad jällegi räägivad lastega sel teemal, et kindlasti tuleb meeles pidada seda, et mitte ainult rääkides lastega jällegi, et mitte ainult täiskasvanute vastu see kõik käib, vaid nii nagu sa juba mainisid, et needsamad PDF-failid, nad teevad endale libakontot, nad teevad endale profiilid kui lapsed, kui sõbrad ja siis üritavad läbi oma selle libakonto siis ligi saada lastele, ehk siis nii nagu nad on samal eal, ehk siis samas eas, ehk siis sama vanusegrupis, ehk siis teevadki endale tüdruku või siis väikse poisi profiili, kontod ja siis käivadki mängimas või siis suhtlemas erinevates portaalides ja siis esinevad kui lapsed, et ehk siis see on väga oluline, kus peakski iga nii lapsevanem kui ka siis ka laps teadma, et selle profiili taga võib olla mitte sama eas laps, vaid täiskasvanud, kes on potentsiaalne jällegi PDF-fail või siis muu kurjategija, kes tahab teistel eesmärkidel teda kuidagi mõjutada või siis meelitada midagi teha. Täpselt. Et just jah, et esmalt ikkagi võib olla täiesti jah, see olukord, et tutvustatakse ennast lapsena, luuakse see usalduslik side ja siis võib-olla tekib seal isegi mingisugune meeldimine lastele omavahel ja siis hakatakse sellist intiimset materjali küsima ja saadetakse ka vastu. Et võib täitsa nii olla ja ega ei saa kunagi välistada ka seda, et kui tegemist on Eestis toimetava kurjategijaga, et sellisel juhul see asi internetist ka väljapoole ei jõua, et see võib täiesti viia ka reaalses elus kohtumiseni. Et ka see on see ohukoht ja ka seda tuleb tegelikult lastele juba väga varakult rääkida.
et kuigi enamikel juhtudel tõesti teadaolevalt internetis tegutsevad siis kurjategijad, kes on lastest huvitatud, ei kipu nendega just niimoodi kokku saama. Et neil on natuke teistsugused huvid, aga päris välistada ei saa, et eks neid juhtumeid ka on. Ja loomulikult jah, selles mõttes, et kui me räägime täiskasvanutest, siis kes siis lastega kontakteeruvad, siis väga levinud platvormid selleks on näiteks Snapchat, kus siis luuakse lastega neid kontakte ja WhatsAppis helistades, saates siis WhatsAppis sõnumeid. Et kuna ka nemad ikkagi teavad, et kus siis lapsed peamiselt toimetavad. Ja näiteks muidugi Messengeris võib olla, et lastel küll tavaliselt täna enam Facebookis kontot ei ole, aga mõned ikkagi Messengeri kui lihtsalt suhtlemiseks kasutavad, et ka sealt kaudu. Ja on olnud ka ikkagi selliseid juhtumeid, kus siis need täiskasvanud just profiili järgi, sotsiaalmeedia profiili järgi otsivad välja sellised siis teismelised, kellel nad saavad aru, et neil on kas mingid isikliku elu probleemid või mingisugune selline tähelepanupuudus või tähelepanuvajadus, et nendega on lihtsam neil esineda selles mõttes kui sellise võib-olla noore täiskasvanuna, kes võib-olla pakub ka sellisele teismelisele tütarlapsele juba natukene huvi ja esinevadki ikkagi täiskasvanud inimesena juba ja püüavad siis seda usalduslikku suhet ja kontakti luua ja see ongi selles mõttes vanematele kindlasti üks väljakutse, et kui seda lapsega seda usalduslikku suhet pole loodud või ei ole osatud last kuulata ja teda mõista, siis on lapsel väga lihtne sattuda sellesse usaldusliku suhte võrku. Ja lõpuks on tal ju ikkagi keegi, kes kuulab tema muresid ja küsib, kuidas tal läheb, aga tegelikult ta ei mõista seda, et see eesmärk on võib-olla nagu selles mõttes ikkagi halb, kuritegelik siis, et jõuda näiteks ka selle noorega siis reaalselt seksuaalsete tegevusteni. Jah, et väga oluline kontakti hoidmine. Aga räägime siis ja kirjeldame natuke seda olukorda, kui see on juba juhtunud, kui selline olukord on juba kätte jõudnud, et kuidas siis näiteks kui on pildid või videod on juba saadetud, ehk siis on see kurjategija, eeldatav kurjategija või on juba kurjategija, on saanud ja on alustanud väljapressimist või siis algatanud ehk siis sellise juba agressiivse käitumise, et juba mitte avastanud, vaid paljastanud oma tegelikke eesmärke ja siis hakkas juba suhtlema ja siis mõjutama, manipuleerima just nende piltidega. Ja siis juba laps on tulnud oma murega näiteks vanema juurde ja ütles, minu pildid on juba internetis ja juba ähvardatakse neid edasi levitada näiteks. Et mida peaks tegema siis lapsevanem või näiteks võib-olla mitte lapsevanem, võib-olla sotsiaalpedagoog näiteks koolis või siis psühholoog? Kindlasti oluline on võtta selle lapsega koos see seade ette ja teha võimalusele screenshot'id kogu sellest sisust. See võib kindlasti olla väga ebameeldiv ka lapsevanema jaoks, kui ta näeb siis, mida siis laps endast on võib-olla kellelegi võõrale jaganud ja just selles mõttes ebameeldiv, et hirmutav, et issand, et mis nüüd saab ja kuidas ma seda last kaitsen ja aitan. Et oluline on jah, kohe jäädvustada kõik tõendid ära, võimalusel alati kopeerida ka selle konto veebilink ehk URL
sest et politsei ei pruugi võib-olla niimoodi leida seda kontot ülesse sotsiaalmeedia platvormilt. Isegi selleks, et lihtsalt kontrollida võib-olla midagi, et kas see konto on veel üldse täna aktiivne, kas see on veel alles või on juba ära kustutatud. Et see on kindlasti oluline. Tihtipeale tehakse küll screenshotid vestlusest, aga unustatakse ära, et kontol võivad olla ka mingid pildid või mingisugused andmed või viited mingisugusele teisele kontole. Et jah, enamikel juhtudel küll, kui me räägime kurjategijatest, siis on kõik need pildid ja andmed, mis seal kontol on, kokku valetatud, kusagilt internetist võetud, kellegi teise, ma ei tea, pilte kasutatud, aga võib-olla ka et ei ole seda tehtud, et kasutabki täiesti enda pilte, aga nimi on miski muu, et selles mõttes on oluline alati ka see sisu jäädvustada, et teha ka need kuvatõmmised. Ja siis järgmine samm peaks olema siis see, et see info siis politseile edastada. Kas siis pöörduda oma piirkonna veebipolitseiniku poole, edastada info talle, või siis teha kohe siis politseile avaldus selle kohta, või pöörduda lähimasse politseijaoskonda, teha seal avaldus, et neid võimalusi on mitmeid, aga see info kindlasti peab politseile jõudma. Siis on aega mõelda edasi ja tegeleda sellega, et kuidas hakata siis seda last nüüd toetama, pöörduda temaga koos lastemajja. Kindlasti pakub seda ka politsei, kui politsei poole pöörduda, aga seda võib tegelikult juba ka ise teha. Ja kui me räägime sellest, et kas tavaliselt kurjategijad neid pilte hakkavad saatma laiali näiteks eakaaslastele või postitavad internetti, et kui me räägime siis PDF-failidest, siis nende puhul tegelikult jah, see on teada, et mustal ühesõnaga, et need pildid siis edasi teistele kurjategijatele ja need materjalid siis müüakse. Võib-olla hiljem isegi antakse juba tasuta. Aga kui me räägime sellest, et kas nad hakkavad neid kuhugi selles mõttes näiteks sotsiaalmeediasse üles postitama või eakaaslastele saatma, siis üldiselt ikkagi mitte. Et pigem on, kui me räägime seksuaalsest väljapressimisest, siis pigem ikkagi on nende eesmärk tavaliselt siis kas saada raha või saada siis, kui me räägime PDF-failidest, siis et saada siis veel materjali sellelt lapselt kätte, ehk siis, et kui üks materjal on juba saadud, siis ähvardamise teel tahetakse lihtsalt saada rohkem materjali. Ehk siis kindlasti sellega kaasa minna mitte kunagi ei tohi, mida iganes nad siis kokku valetavad ja lubavad, et kustutame need ära, mitte kuhugi ei lisa, et selle võib täiesti ära unustada, sellepärast et vastupidi, kui anda järgi sellele, maksta raha või saata siis lapse poolt, ma mõtlen just nagu veel materjali juurde lootuses, et sellega asi lõpeb, siis see annab just vastupidise indikatsiooni kurjategijale. Et nüüd on ta mul konksu otsas ja nüüd mul õnnestub tegelikult siit välja pressida veel ja veel. Ehk siis, et kindlasti suhtlus tuleks katkestada, aga ma võib-olla tuletan ikkagi meelde ka selle, et ei tasu selles mõttes kindlasti hakata seal midagi kirjutama sellele kurjategijale, ähvardama, ütlema, et ma pöördun nüüd politseisse, et las see suhtlus olla nii, nagu on, nii-öelda siis lihtsalt külmutada see, ehk siis, et enam mitte võib-olla vastata. Ehk siis nii kaua, kui politsei on saanud võib-olla teha omad mingisugused tegevused ära. Et kui politsei ja kui uurija ütlebki siis, et nüüd tõesti võib ära blokeerida, võib sellest raporteerida näiteks, et siis mitte enne. Et muidu võib juhtuda lihtsalt see, et raporteerimisega võib juhtuda see, et see konto läheb kohe kinni, sealt ei pruugi võib-olla saada vajalikku infot kätte, mida on vaja.
võib-olla on mingisugused nüansid, mida veel või mingid tõendid, mida veel politsei tahab, et mis on veel olulised menetluse tarbeks, et mida tuleb veel juurde teha vanemale, et sellepärast mitte just nende raporteerimiste ja blokeerimiste ja vestluste kustutamisega, mida ka võib-olla teinekord kiputakse tegema, et mitte siis sellega kiirustada. jah, täpselt. Aga sa väga juba palju kirjeldasid, et seda potentsiaalset olukorda. Äkki sul on midagi reaalset reaalelust näite tuua näiteks, mis just kirjeldaks sellist või sarnast olukorda, et ja kus on näiteks reageeritud, on pöördutud ja mis see tulemus on, et anonüümselt muidugi. Mhm. Ehk siis äkki sul on midagi, mingi lugu meenutada siin? Jaa, selles mõttes ikka on olnud selliseid olukordi ka päris palju, kus noh, näiteks lapsed omavahel on jaganud intiimset materjali ja sellisel juhul tuleb tegelikult hästi kiirelt reageerida. Tavaliselt see info jõuab koolis kuidagi kas sotsiaalpedagoogi või klassijuhatajani. Et ja sellistel juhtudel ikkagi piirkonna politseinik võtab kohe need lapsed ette, kes siis saatis, see teine laps, kes võib-olla sai selle materjali ja hakkab siis sealt edasi uurima, et kas ta on edasi seda kuhugi saatnud, kas ta on veel kellelegi seda jaganud, veendub, et need materjalid saaksid seadmetest kustutatud koos siis lapse ja vanemaga ja tehakse ikkagi väga põhjalikud vestlused, olenevalt siis lapse vanusest, eks, et seal võib olla ka olukord, kus tegelikult on toime pandud juba kuritegu. Et sellisel juhul loomulikult alustatakse menetlus ja tegeleb sellega uurija. Ja kui me räägime nüüd noh, mul on olnud ka siis neid juhtumeid, kus siis pöördubki lapsevanem, et vot ongi kahtlus, et tema laps siis suhtleb kurjategijaga, kes on siis alaealistest huvitatud, siis samamoodi, et olen andnud siis juhised, kuidas siis, millised tõendid on vajalik koguda, mida tuleb teha, kuhu lapsega siis pöörduda ja üldiselt ikkagi need olukorrad on lahenenud siis selliselt, et ikkagi menetlus on alustatud. Ühel juhul ma mäletan, et kurjategija tahtis lapsega füüsiliselt ka kohtuda ja seksuaalvahekorda astuda. Et tegemist oli siis ikkagi juba teismelisega ja sellisel juhul suudeti teha ikkagi selliselt, et seda kohtumist üldse ei toimuks. Ehk siis, et see vanem pöördus väga õigel hetkel politsei poole, et ta jõudis panna sinna käe vahele. Et jäi tegelikult reaalne kuritegu, nagu selles mõttes reaalne kuritegu, kontaktkuritegu sooritamata. Et ja et see oli selles mõttes ka selline päris õnnelikult lõppenud lugu ja lõpuks see viis ikkagi ka selleni, et saadigi hulgaliselt materjali selle kurjategija seadmetest ja ta läks, noh, kuna tegemist oli siis välismaalasega, et ta läks ikkagi mitmeteks aastateks kinni ka, et sellest oli ka artikkel isegi. Et sellised juhtumid, et neid on omajagu palju tegelikult ja eelmisel aastal meil siin Põhja-prefektuuris toodigi välja, et tegelikult äärmiselt palju oli 1,5 aasta jooksul siis taolisi juhtumeid. No see on jällegi minu kohe sinule esitatud küsimus jällegi, et kas neid juhtumeid on rohkem välja tulnud sellepärast, et on vanemad on rohkem tähelepanu, hakkasid pöörduma oma lastele ja siis rohkem internetis surfama ja siis huvi tundma nende elu vastu või siis on tõesti, et on see kuidagi tõesti see nende kuritegevuse nende
noh, kurjategijate arv on kasvanud internetis nagu, et tõesti, kas Tegelikult on võis näha, mõlemad näiteks. jah, et tegelikult on ju näha seda, et ja ma olen ise ka täheldanud, et kui on olnud mingisugune juhtum, mis on meedias näiteks kajastust leidnud, näiteks Pealtnägijas sellest räägitakse või ma ise näiteks teen enda Facebooki postituse, kus ma räägin mingisugusest juhtumist ja annan seal nõuandeid vanematele, hoiatan millegi eest, et siis samal teemal tuleb pöördumisi järgmised paar nädalat. Et see on hästi tavapärane, et see loomulikult võibki olla olukord, kus siis lapsevanem, ta vaatab seda Pealtnägijat, näiteks seal on mingisugune teema läbi käinud, võib-olla just selliste laste ja täiskasvanute omavaheliste suhete osas tähendab, ja ta hakkab mõtlema, et ahaa, ma polegi tegelikult lapsega sel teemal rääkinud, ja ta noh, hakkab nendel teemadel lapsega rääkima või hakkab uurima, mida ta seal internetis teeb, et kas tal on selliseid olukordi olnud või võib olla ka olukord, kus see teismeline vaatab koos emaga televiisorit ja ütlebki, et tead, mul oli ka ükskord ja siis sealt võib midagi nagu kooruda, et kindlasti need tekitavad jah, selliseid, ma arvan, et see on üks põhjus, miks neid ka pöördumisi mingil ajahetkel võib olla natukene rohkem. Et see on täiesti selles mõttes tavapärane, jah. Aga räägime võib-olla mõned sellised praktilised näited, ma mõtlen just ennetamise osas, et et äkki soovitad rakendused, platvormid, et mida kasutusele võtta rakendus, et mis aitavad näiteks just ennetada sellist olukorda või kontrollida sellist olukorda, kus lapsevanem võib nagu sellist olukorda jällegi kontrollida, ennetada ja nii edasi, et mingid sellised näpunäited, et mis võiks aidata kaasa selliste olukordade jällegi ennetamiseks. No kui rääkida erinevatest sellistest rakendustest või seadistustest, siis mis aitavad siis jälgida siis lapse turvalist internetikasutust oma seadmes, et selleks on erinevad sellised rakendused olemas ja tuleb alati noh, mõelda muidugi, et kas see on sobilik just Apple'i seadmetele või Android seadmetele, et millele mis siis täpsemalt. Ja kindlasti juba, kui see seade soetada teenusepakkujalt, siis juba tegelikult tasub uurida sealsamas, et millised on, et kui ma nüüd ostangi seadme oma lapsele, et millised on need rakendused, mis aitavad siis lapse internetikasutust kontrollida, ekraaniaega piirata, et kõike seda, et noh, siin mõned näited on, et näiteks Google Family Link või siis Kaspersky Safe Kids või Norton Family või siis Apple'i seadmetel näiteks Screen Time, et sellised noh, erinevad rakendused, et täiesti ongi mõistlik guugeldada, vaadata, lugeda nende kohta, mida nad täpsemalt siis aitavad teha, et igal sellel rakendusel on omad sellised plussid ja miinused. Ja loomulikult sinna juurde siiski peab käima ikkagi lapsega see suhtlus, usaldusliku suhte loomine, selgitustöö, tagajärgede siis väljatoomine, noh, võimalike tagajärgede väljatoomine, et mis siis võib juhtuda, kui sa käitud nii, et see ikkagi aitab väga palju ära hoida siis selliste erinevate halbade olukordade juhtumist siis. Et noh, lapsel tuleb meelde, et ahaa, okei, ma ei tohtinud seda teha, sest et mul ema ütles, et sest see tagajärg võib olla selline, on ju. Et jah. Ja kindlasti kõik noh, oleneb jällegi lapse east,
aga kindlasti kõik nende rakenduste ja kõigi kontrollmehhanismide kasutusele võtmine peab Jaa. kaasas käima ka selgitustöö. Ehk Täpselt, siis sest et ega miks teismelised oskavad juba ja vanemad ongi tegelikult öelnud, et ja mitte ainult vanemad, lapsed ise on seda koolis kohtudes rääkinud, et jaa, mul on ema pannud küll või isa pannud selle ekraaniaja piirangu peale, aga ma oskan seda välja lülitada, et ma tean, kuidas seda teha, et siis tegelikult järelikult on jäänud puudu selgitus, miks see on vajalik, et miks see liigne ekraaniaeg näiteks, mis ta võib sulle teha, kui sa liigselt ekraanis oled, et noh, et ta võib tekitada on ju unehäireid, su õppeedukus koolis seetõttu langeb, hinded lähevad korrast ära, käitumine võib-olla läheb korrast ära, sest sa oled väsinud, sa ärritud kergesti, et jah, et pannakse küll võib-olla peale mingisugused piirangud, kasutatakse rakendusi, aga seda, et miks seda tehakse, et see on võib-olla jäänud teinekord see selgitustöö tegemata. Ja loomulikult selles mõttes, et isegi kui neid rakendusi kasutada, siis tasub ikkagi aeg-ajalt vaadata ka teatud vanuses siis lapse siis telefoni ajalugu, seda ikkagi pisteliselt ka kontrollida, mida ta seal teeb, või siis koos lapsega, et kuuled, et meil on nüüd vaheaeg, et vaatame nüüd üle sinu siis näiteks telefoni sisu, et vaatame, et kus sul need kontod on, kas need on turvalised, kas on parooliga kaitstud, kas on kaheastmelist autentimist kasutatud, et kontot kaitsta. Ega sa ühte siis ammu parooli ei kasuta kontodel, et millised need turvalised paroolid sul nendel kontodel on, et vaatame need üle, et millal sa viimati vahetasid neid, et äkki oleks aeg nüüd jälle vahetada. Ja loomulikult see, et kui avatud need kontod on, et kas need on privaatsed, kes on seal sõbralistis. Et teismelisega loomulikult sa sellist asja selles mõttes ilmselt väga teha ei saa. Noh, oleneb loomulikult jälle omavahelisest suhtlusest, eks ole, aga noortematega kindlasti, et tuleb neid asju ikkagi teha aeg-ajalt ja vaadata asju koos üle. Et see tegelikult lapsel tekitab ka sellise hea tunde, et vanem tunneb päriselt huvi selle vastu, mida ta seal internetis teeb ja kes on ta sõbrad. Ja tal tekib selline nagu turvatunne või see võib viia ka teinekord igasuguste vestlusteni, milleni võib-olla muidu ei ole jõutud. Jällegi mul tuli meelde üks instrument, mida ma just siin hiljuti avastasin. Ma ei tea, kas sa oled ise kuulnud sellest või mitte, aga PPA, meie PPA on tellinud Kande Remori käest uuringu üle-eelmisel aastal 2024 ja siis eelmisel aastal see sai valmis, me teame, et sa ise rääkisid ka sellest ja ma olen lugedes leidnud seal ühte sellist väga huvitavat instrumenti just sel teemal, millest praegu sinuga räägime, ehk siis üks oli välja töötatud, kas oli Hispaania poolt vist, välja töötatud üks mäng, mis oli just mõeldud lastele, et ma võin isegi ette lugeda sulle, et mängu eesmärk on harida noori vanuses 8–16 ja anda neile teadmisi internetis kasutamisega seotud riskidest. Ehk siis mängu eesmärk on mõista paremini küberkuritegevusest mõjutavaid tegureid ja siis inimtegureid ning aidata kaasa küberkuritegevuse ennetamisele. Ja siis mäng on siis peab mis ta on, Rayuela, Rayuela, jah. just, et ma olen ise soovitanud oma sugulastele, kellel on väiksed lapsed. Ja siis just neil on just sellises eas lapsed praegu. Ja siis soovitasin seda mängu alla laadida ja seda allalaadimisel vaid peaks valima siis keele ja siis eestikeelne variant on ka seal olemas. Seal väga palju keelevalikuid ja siis saab eesti keeles seda maha laadida endale arvutisse ja siis anda siis oma lapsele ja koos lapsega võib-olla seda siis läbi teha ja siis võib-olla lapsevanem ka näeb, et läbi selle mängu jällegi see on sihuke
praktiline instrument võib-olla pärast, kuidas siis rääkida lapsele, et kuidas sealt mingisugused näited võtta näiteks, kuidas just selles mängus sellele lähenetakse. Et see on Jaa, sest et seal on ju reaalsed olukorrad, on ju, et mida siis jäljendatakse ja noh, ongi erinevad ju teemad, on ju, seal nagu see valeinfo ja küberkiusamine ja kõik tegelikult see, millega noored ka päriselt igapäevaselt kokku puutuvad, jaa, et selliseid mänge ja selliseid ütleme, et kas videosi või selliseid harivaid küberturvalisuse teemadel harivaid sõnamänge ja asju leiab tegelikult sealt targalt internetis.ee kodulehelt. Ehk siis, et seal on tõesti neid rohkem kui küll erinevatele vanustele, et ja kõik igasugused selles mõttes juhised ju, et kuidas, ma ei tea, kuskil keskkonnas näiteks raporteerida, kuidas blokeerida, et ka need asjad on kõik seal olemas, et ilusti näidatud visuaalselt, et jah, mõistlik kindlasti jah, piiluda sinna, et ikkagi kui see nutiseade saab soetatud, siis tulebki tegelikult alustada ilmselt ka paljudel vanematel ise selle küberturvalisuse, küberhügieeni õppimist koos lapsega. jah, ma panen meie selle video kirjelduse alla ka selle lingi, et Väga hea. kindlasti, sest jällegi meie PPA seda reklaamib ise, ehk siis see on kontrollitud ja siis on soovitatud kasutada. Nii et jah, et ma ise just värskelt, nagu ütlesin, et soovitasin ka oma sugulastele sellist rakendust kasutada lastele. Jah, aga et me olemegi jõudnudki põhimõtteliselt lõpupoole, äkki lõpus paneme need teemad kokku ja ütleme siis mõned võtmesõnad täiskasvanutele, kellel on lapsed või siis spetsialistidele, kes töötavad koolides või siis noortega üleüldse, et vahet ei ole, kas koolis või mitte. Et kes võivad märgata ja kuhu siis pöörduda, mida teha, kui sellised olukorrad kätte jõuavad. Jah, Üldiselt niimoodi. jaa, et põhiliselt kokkuvõtvalt võibki öelda seda, et hästi oluline on lastega selline turvalise suhte loomine, usaldusliku suhte loomine, õpetada teda siis, kuidas kaitsta enda kontosid, mida seal internetis teha, mida mitte, kui midagi juhtub, et laps julgeks pöörduda ja teha ka endale ikkagi selgeks ja miks mitte koos lapsega, et kui juhtub nüüd see olukord või juhtub see teine olukord, et mis siis tuleb esmaselt teha, et kuidas tõendid talletada, millal politseisse pöörduda. Noh, üldiselt ikkagi teeb seda, on ju, lapsevanem või täiskasvanu, et laps ikkagi on see, kes siis teavitab täiskasvanut sellest, mis on siis juhtunud. Et jah, et lapsed ei vaja ainult selles mõttes keeldu ja sellist järelevalvet, vaid ikkagi sellist juhendamist ja toetamist ja suunamist ja usaldust, et hästi oluline on ka see, et kui laps ikkagi midagi räägib, et sa esmalt ikkagi kuulad teda, sa usud teda, mida ta sulle räägib, et ja ei hakka siis teda süüdistama, sest et teinekord loomulikult valed valikud viivad mingisuguse halva tagajärjeni, aga selles ei ole selles mõttes kohe kindlasti laps mitte süüdi. Et lihtsalt asjad võivad teinekord juhtuda nii, isegi kui võib-olla lapsevanem on lapsele rääkinud mingitest juhtumitest ja toonud näiteid ja selgitanud, et ka eakaaslaste surve näiteks, et ka see võib olla teinekord määravaks lapse käitumisele. Jah, täitsa nõus, et kirjutan alla. Ja suured tänud sulle, et ma arvan, et me oleme täna juba piisavalt sel teemal arutlenud ja
ja kindlasti meie vestlusest äkki mõni vanem võtab midagi kasulikku kindlasti või siis hakkab vähemalt võib-olla mõtlema, et sellised olukorrad on reaalsed ja on tõesti meie elus esinevad. Et tänan sind ja et ma arvan, et kindlasti räägime veel teistel teemadel tulevikus jälle ja jälle, kuna turvalisus on väga oluline meie elus. Aga ütlen, aitäh et sulle! jah, aitäh sulle ka ja ütlen meie siis jälgijatele, et kindlasti jälgige Anna-Liisat Facebookis. Jälgige meid ka internetis, meie platvormidel Facebookis ja siis Youtube'is. Et pange like, subscribe ehk siis jälgige meid ja siis meie kodulehel safelab.ee ka leiate vajalikku infot. Aga tänan veel kord ja järgmise korrani. Nägemist!